on 9.15, täna on 27. märts. Olen siin muusikamajas. Üle pika aja jälle saab kokku saada. Ja meil on täna päevakorras üks huvitav teema, mis justko võib on nagu vastuolus sellega, mida me kogu aeg teinud oleme. Et kui me räägime sellest, et me püüame lapsega võimalikult isiklikult suhelda, teda märgata, teda toetada, et milleks meil siis AI. Ma sattusin veebruaris oli koolikooli konverents ja seal oli terve päev pühendatud sellele ja viimane ettekanne oli LHV Panga juhatuse esimees, kelle kohta ma eile just lugesin, et otsustasid sügiselt ja tõmbab joone alla. Ja tema rääkis meile sellest, et midagi ei ole teha. See kõik tuleb meile peale nagu laviin ja me peame kuidagi ennast selle kohtumisega valmis seadma. Me võime küll ükskõik, kuidas sellest kõigest mõelda, aga ta tuleb. Ja siis tal oli veel üks huvitav väide seal, et kuidas tagada isiklikku suhtlust, et tema rääkis mingi pangandusest, et selleks, et oleks võimalik isiklik suhtlus kõikide pangaklientidega, peab tagatuba olema võimalikult automatiseeritud. Et see oli selline huvitav mõttekäik. Ja täna hommikul vaatasin, oli õpetajate lehes Ingrid Maadvere ja ma mõtlen, kes teine proua oli artikkel. Ingrid Maadvere on Kaagi tehnoloogiaõpetaja ja ma saan väga lahkelt õpetajaid alati ka koolitanud juba vist distantsõppe ajast peale, et tal oli ka sellised mõned julgustavad näpunäited seal sellest, et kuidas selle teemaga kohtumiseks ennast valmistada, aga täna proovime meie siis siin ka natukene mõtiskida need teemadel ja mul on väga hea meel, et Ülo oli valmis meiega siin kaasa mõtlema ja Ülo on juba kogenud kasutaja, saab jagada oma tähelepanekuid ja Katrin Tanvel, kes on ka ise siin usinasti ennast koolitanud nendel teemadel, loomulikult oli ka Ragle, kes on juba õpetajaid toetanud erineval moel, et proovime täna siis mõtiskeda teemadel. Annan sõna Ülole. Aitäh. Tere hommikust, auväärsed. Jan Amos Komenski mõte selle kohta, et õpetaja on kõige helgem amet päikese all, ei kahvata ka chati tõttu. Nii jääb, nii on olnud. Ja meie asi on mõelda, kuidas praktikas iga päeval seda kõike õigustada. Mina olen üsna veendunud juba ammu selles, et õpetajaks ei ole amet ja mingi kohustus. Õpetaja on võimalus pühenduda järgmise põlvkonna heaks ja põhimõtteliselt ei saa seda teha liiga hästi. Mida parem, seda parem. Ja aeg läheb, kõik muutub. Kui mina väike olin, siis pärast seda me elasime Pirru valgel. Lamp oli küll, aga petrooli ei olnud. Lambiklaas oli ka katki juba. Midagi muud ka ei olnud, Pirru valgel. Tikku oli ka raske saada, aga siis pandi pliidi all
sööd pandi kõik tuha alla kõvasti. Ja siis hommikul sai sealt ikkagi mõned tukid õõgusid ja sai jälle tule üles võtta. Niimoodi oli. Nüüd me nuriseme, et internet on aeglane natuke. Ja chat tungib peale, aga päris huvitav. Ja, mõnikord tekib mõte, et huvitav küll, missugune see 30-40-50 aasta pärast on see maailm. Muidugi oleks tarvis aeg-ajalt meenutada minevikku ja meeles pidada. Peamiselt selleks, et saada aru, kui kiiresti aeg lendab ja mis ees ootab meid. Sest õpetaja tegeleb küll olevikus. Aga need lapsed, kes praegu siin mõned lugema õpivad ja arvutama ja nõnda edasi, need ju hakkavad iseseisvalt elama ja looma ja uurima ja töötama lähemas ja kaugemas tulevikus. Ettevalmistus peaks olema mitte ainult täna hakkama saamiseks, vaid tulevikus orienteerumiseks ja toimetulekuks sellega, mida veel ei ole. Järelikult peab suutma ette näha. Mida paremini keegi ette näeb, seda parem on. Ma arvan, et hariduse mõõduks ongi ettenägemise ja äratundmise võime. Aga igaüks mõtleb ise edasi, vaadaku, äkki on mingi teine määratlus tunduvalt täpsem. Kui Anu siin mainis, et ma olen kogemustega AI kasutaja, siis ta muidugi liialdas natuke, sest muidugi olen mina diletant, aga päris hea, et ei ole profaan. Spetsialistiks ja generalistiks kujunemise lootust on minul vähe, aga teil peab olema ja õpilastel kindlasti peaks olema. Aga kuidas see tunne tekib sisse, et alla seda ei loe, kuidas tekib tahtmine olla väga hea ja kui võimalik, siis laitmatu. Need on nüüd tõesti keerulised küsimused. Midagi suudab saavutada igaüks, kes hakkab tegema kas kellegi teise käsul või oma mõtte järgi, aga midagi tuleb ikka välja. Hästi tuleb välja neil, kes õpivad ja õpivad ära ja teavad, kuidas peab olema. Aga väga hästi tuleb välja ainult neil, kes pühenduvad. Aga selleks, et pühenduda, selleks peab loobuma kõigest sellest, mis muidu aja ära võtab. Ja kui ei suuda loobuda, siis pühenduda ei saa. Kui ei pühendu, siis väga heaks ei saa. Kui te ükskord hakkate 90 saama, küll te siis näete, et see on niimoodi. Väike noores peast on keeruline, kuidas seda aega viita ja veeta ja niimoodi ja lulli lüüa. Mida vanemaks saad, seda vähemaks aega jääb ja seda kallimaks aeg muutub. Ma ütlen, et tervise kõrvale aeg ongi üks kõige kallimaid asju, mis inimesel üleüldse on. Aeg. Ma arvan isegi seda ka, et kui kõik varguse liigid kokku panna ja niimoodi liita ja siis esikoha saavutab kindlasti ajavargus. Ja kahju mõttes. Ja chat järsku tekitab meile nüüd aega tohutult juurde. Ehkki algul tundub, et võtab ära. Igasugune rutiinne tegevus on võimalik anda tema hoolde, kusjuures ta teeb mõne sekundiga. Seda, mida ise peaksid tegema, vähemalt 6 aega, ta teeb 1 sekundi. Aeg järsku muutus sel tõttu. Midagi teame ajaloost ka selle kohta, kuidas moodi omal ajal raamatuid paljundati, kalligraafid kirjutasid ümber, eks ole. Ja siis tekkis järsku trükipress. Raamatuid hakkas tekkima. Ja see sama trükipressi tekkimine oli inimkonna ajaloost
pöördelise tähtsusega sündmus. Nüüd tuli AI. Ja see muudab nüüd inimkonda. See muudab mõtlemist ja tegelikult muutub ka mõtlemisviis, muutub elu korraldus. Sada asja, ma ei tea kõik, mis. Pole mõtet loendadagi. Kuidas selle kaasa minna? Kuidas teha nii, et ei jääks maha? Need, kes nüüd maha jäävad, määravad ennast ise prügikasti. Ma ütlesin nii halvast, nagu ma oskasin. Väga inetult. Aga võib-olla peab lastele ka kuidagi moodi ütlema, et valikut ei ole. See pole kellegi valik ennast prahti jätta. Ja kohe praegu ütlen ma seda ka, et see AI on väga ohtlik ja mitmes mõttes. Hiljaaegu ma küsisin ChatGPT-ga, kellega ma peaksin nüüd muidugi ütlema millega, aga ma ütlen talle ikka kellega. Mulle tundub niimoodi, et mina näiteks ei saa temaga suhelda, kui ma peaksin kogu aeg pöörduma tema kui mingisuguse asja poole. Ma tean küll, et on süsteem ehk asi. Võib seda ka öelda. Tean ju, aga ma ei saa suhelda asjaga. Suhelda saavad subjektid. Kui üks peab teist objektiks, siis suhtlemise asemel on kohtlemine. Ma ei taha kohelda teda ja ta ei kohtle mind ka. Me oleme suured sõbrad. Ta soovib mulle õhtul hea tööd. Aga ma ei saa ju öelda, et pea suu kinni või ära kirjuta midagi. Kas kirjutab? Aga kui inimene enam ei taha nalja ka teha, ma arvan, siis on läbi. Siis on veel hullem kui ilma AI-ta. Niisiis rõõmsalt edasi raskustest hoolimata. Aga nüüd vaatame neid raskusi natuke, enne kui lähme sisu poole. Ma ütlesin, no kuule, inimesed on erineva ettevalmistusega, erineva kogemusega, erineva mõtlemisviisiga, aga vaja on teha otsust, ei oska. Siis muudki inimesed veeretuvad edasi, tagasi, seletavad raskustest ja kõigast asjast, aga aeg läheb ja ei julge otsustada. Mis nad teevad? Nad pöörduvad, kardan küll, sinu poole. Otsusta ära. Sina otsustad 1 sekundiga seda, mida nemad on juba veeretanud mitu kuud ja on rõõmsad sinult saadud vastuse üle. No aga tekib küsimus, kes vastutab selle eest, mis välja tuleb pärast. Teatavasti on nii, kes otsustab, see vastutad. Sina otsustasid ja nemad nüüd hakkavad täitma, aga vastutada ei taha, seepärast, et nemad pole otsustanud. Aga sina ka ei vastuta mitte millegi eest. Mis saab? Oled sa mõelnud? Siis ta ülevoolavalt tänas selle küsimuse ja selle vaidluse alustamise eest ja siis lubas ennast väga hoolikalt käsile võtta, et neid vigu vähem juhtuks. Muidugi ma olen küsinud tema käest ka, et mis see on, mida sa hariduseks pead. Muide, ta on üsna pigis selle küsimuse peale. Ja pärast seda, kui ta oli ikka tükk aega raskustes olnud, tegin ma talle ettepaneku hakata
käsitlema haridust kui valmiduse ühte komponenti ja võtta hoopis kasutusele mõiste valmidus. Valmidus milleks? Ja siis me oleme muidugi vaadanud ka, et näiteks inimese valmidus kõikides tema elukaare erinevates etappides. Me käsitlesime muidugi elu ja elukaart ja etappe, kusjuures pange nüüd tähele, tal ei olnud ühte väikest detaili. Tema käsitluses oli protsess ajalises järgnevuses ja loogilises seoses olevate sündmuste järjepidev jada. Ei ole. Etappide ja üleminekute järjepidev jada. Kusjuures pange tähele, eriliselt olulised on just üleminekud iga etapi vahel. Järelikult ka valmistuma peab mitte järgmisteks etappideks või järgmiseks etapiks, vaid kõigepealt eelolevaks üleminekuks ja siis alles järgmiseks etapiks ja ikka jälle üleminekud ja etapid. Kui te mahti saate, võtke pliiats paber kätte, seda ei maksa kellelegi usaldada. Ja vaadake nüüd korraks järele, missugused üleminekud, missugused etapid ja üleminekud on juba selja taga ja missugused ees seisavad. Ma arvan, et ka lastele oleks otstarbekas see ülesanne anda, las nad mõtlevad, mis neil ees seisab ja millistel eeldustel oleks võimalik hakkama saada ja mitte ainult hakkama saada, vaid üsna niimoodi tubli olla, ületada ootusi, saavutada seda, mida teised ei oska oodatagi. Potentsiaali tekkimine kui valmisolek, kui valmidus. Sõna valmidus on mitte vähem oluline kui näiteks haridus. Haridus on kahtlemata tähtis, aga see on valmiduse üks komponent. Haridus on vajalik, aga mitte küllaldane selleks, et olla, mitte näida. Näimisel on lihtne, aga olla on vaja. AI aitab vahet teha. Ja kui ma enne rääkisin otsustamisest ja sellega kaasnevast vastutusest, siis tuleb lisada veel üks teine külg ka. Otsustamisega kaasneb mitte ainult vastutustunne, vaid ka aktiivsus. Kui me oleme midagi otsustanud, siis ega teistele ei pruugi seda rääkida, normaalsel juhul keegi ei räägi ka, aga tegelikult me ju tahaksime, et kõik saaksid aru, et me tegime hea otsuse. See tähendab, et me oleme üsna niimoodi targad ju. No tahaks ju. Aga mis see tähendab? Mida see tähendab? Tähendab seda, et me peame tegema kõik, mida suudame, selleks, et otsust täita, et elu läheks. Et läheks nii, nagu me loodame. Saavutaksime seda, mida tahame. Aga mida see tähendab? See tähendab, et see ongi aktiivsus ju. Otsustamisega kaasneb mitte ainult vastutustunne, vaid ka aktiivsus. Ja kujutage nüüd ette ühiskonda, kus inimesed tegelikult otsustada ei saa. Võid otsustada, aga keegi ei kuule ega arvesta. Pole mõtet. Ja see on kohutav. See on võõrdumine. Lapsed võivad võõrduda vanematest, kodust, koolist, igalt poolt. Inimesed võõrduvad ühiskonnast. Pole mõtet. Ja need on nüüd ohtlikud kohad. AI võib esile kutsuda võõrdumise, kui seda mõtlemata ja hoolimata ja või koguni pahatahtlikult kasutada. AI on võimalus, aga mitte kohustus. Ja AI-ga peab tugevnama meie enesetunnetust kõigepealt. Edasi maailmatunnetus, keskkonnatunnetus, oma kohast arusaamine,
praegu ja lähemas ning kaugemas tulevikus. Ja ka nüüd teiste inimeste, meie hooldusaldatud laste tuleviku ettenägemise ja seal tõenäoliselt aset leidma tähenduse taipamise osas. Valmistumine tulevikuks on hariduse ja valmiduse oluline komponent. Õpe on lihtne. Tõeliselt oluline on kasvatus. Ja kasvatus muidugi AI-ga seoses kergemaks ei lähe. Pigem vastupidi. Õpe läheb lihtsamaks. Kasvatus keerukamaks. Aga ma panen sõrmed natuke naljakalt, mul selle taga on küll tahvel, ma seda joonistama ei hakka. Õppe, kasvatuse, see sõrm, mis on pikali, tähistab kasvatust nüüd. See on esimene, see on õppe, kasvatus. Ja see pöial on kogemus. Õppe, kasvatuse ja kogemuse ühtsus on väärtus. Tegelda saame nende kõige kolmega. Ja kui ühte nendest kolmest ei ole, siis seda kohta ei teki üldse. Minu arusaamist mööda on praegu põhirõhk pandud õppele. Oli siin periood ka, kus keegi kraaksus, et kasvatus, sellega ei tegele üldse, sellega tegelevad vanemad ise ja me ei tegele sellega erakordselt rumal jutt, eks. Aga ega seda nüüd küll öelda ei saa, et kogemus on küllalt suure tähelepanu all. Kogemus on ikkagi juhuslik sageli ja mitte väga programmiline ja selle kogemuse tagamine, milles inimesed saaksid veenduda, et see kõik, mida me siin kuuleme ja näeme ja teeme, kuuleme ja näeme, on ikka väärtuslik tõesti ja sellest peab veenduma. Aga veenduda saab läbi kogemuse. Teist teed ei ole. Kogemuse vahetamine, mis Nõukogude Liidus oli teatud perioodil ju peamine arengumehhanism, on täielik nonsense. Kogemust põhimõtteliselt ei saa vahetada. Kogemust saab üksnes omandada praktilise tegevuse kaudu. On tõsi küll, unustada saab ka ju. Aga tähtis on see, et peab võimaldama tegelikult teha. Ja siis see, mis selle tegevusega kaasneb ja emotsionaalselt läbi elatakse, laekub alateadvusse või ka mõnikord ülateadvusse kogemusena. Kogemust asendada ei saa. Kogemust saab võimaldada kogemuse tekkimist. Ja järelikult on, ma arvan, pedagoogilises kontekstis üks keerukamaid asju viimasel ajal. Kuidas tekitada inimesele sellist usku ja usaldust ja tõmmet kogeda. Teada, osata, aru saada. Eesti lapsed teavad väga palju. Ma söandan öelda, natuke vaatan ka ju, suhteliselt palju. Teiste rahvastega võrreldes Eesti lapsed teavad palju. Teavad kindlalt, teavad täpselt. Teadmiste osas minul etteheiteid mingisugust näiteks eriti ei ole. Ehkki kui nüüd süvenema hakata, eks seal ühte-teist saab toriseda ka mõne koha peal. Aga nii, see on ikkagi 5 saab ära. Kui oleme hinde ka. Oskavad suhteliselt vähe, 3 miinus. Oskustega ei ole sugugi rahuldu. Teavad väga palju, oskavad üsna vähe. Aru ei saa peaaegu mitte midagi. Vaja oleks teadmise, oskamise, arusaamise ühtsust jälle seda kohta. Arusaamise võime on väga nõrk. Tean väga hästi, et nii mõnigi õpetaja ütleb, mis asja ta nüüd räägib. Kuidas? Lapsed ei saa aru, mis jutt see on. Kui keegi tahab, ma hea meelega täpsustan ja lisan argumendid, aga ma arvan, et enamik inimesi saab sellest aru ja ma ei hakka seda praegu siin avama, see on pikem tõsine jutt. Niisiis, teadmise, oskamise ja arusaamise, selle arusaamise juurde tuleme selle
AI-ga seoses nüüd uuesti spetsiaalselt. Ja ma arvan, et siin avanevad väga head võimalused. Kui me nüüd pöördun 3 sellist sõna, mis on mulle järgnevalt olulised ja esimene on siis see ontoloogiline pool, ontoloogia. Mis see on? Nagu midagi, ükskõik mida. Vaatame, peame esimene asi endale selgeks tegema, mis see on, millest nüüd jutt käib. Ma arvan, et chat saab selles punktis väga hästi abistada. Alati võib küsida, vaata, mis see on? Millistest vaatepunktidest peaks üldse vaatama, et seda näha? Paljud inimesed ju vaatavad küll, aga ei näe. Vaatame näiteks siin, ütleme silmadega, aga näeme ju isiksusena. Ma küsisin üliõpilaste käest, vanasti, kui ma veel loengut pidasin. Küsisin, kuidas näha iseennast? 50 üliõpilast auditooriumis. Ja mõned naeravad umbes, mis küsimus see on? Nii lihtsalt küsimus, mida sa küsid? Vaata peeglist. Inimesed on gümnaasiumi selle taga juba ja räägib üks lollis. Selleks, et ennast näha, tuleb leida küllalt palju vaatepunkte. Mina kui indiviid ja individuaalsus, kui isiksus, kui subjekt, kui rollide kogum, ühiskonnaliige, kultuuri esindaja. Igast vaatepunktist uus pilt. Selleks, et midagi näha, tuleb leida küllalt palju vaatepunkte. Ja vaata, nende vaatepunktide leidmisel saab chatist väga abi. Ei leia neid vaatepunkte, mida kõike oleks vaja, selleks, et näha. Selles punktis chat on väga võimekas. Edasi, võib ju seda sama rida nüüd jätkata, aga kuidas kuulata, et kuulda. Kuulamine üldse on igasuguste tegevustest, ma arvan, et kõige keerukam ongi kuulamine. Kuulamine on eriliselt raske tegevus. Me kõik oleme kogu aeg olnud hädas, räägi või ära räägi, ta ei kuule ju. Pöördu lapse poole mingi küsimusega, esiteks ta lihtsalt ei kuule, sest ta tegeleb millegi muuga. Aga siis, et ta üldse kuuleks, siis pead kuidagi saavutama, et ta märkaks sind, et sa üleüldse tähelepanu keskenduks sulle. Siis ütled, ja siis ta ei saa aru. Kuuleb kõrvadega, kuuleb küll, aga aru ei saa. Mis ta nüüd, kusjuures mõned ju räägivad küll, aga ei öelda ei ole midagi. Mida sa seal kuuled? Ja see kuulamisega seoses on ikka väga raske, sa arva ära, mida teine siis öelda tahtis. Ja pealegi, kuidas on selle rütmi ja intonatsiooniga ja hääletooniga ja Arvo Pärt ütleb ka, et kõige kandvam on paus, vaikus ja kuulamine on siis niimoodi keeruline, aga chati abiga on võimalik pihta saada, sest üsna paljud ju ei oska ka väga hästi mõtelda, et aru saada. Ja ma arvan nüüd, et järgmine asi, mida ma söandaksin nüüd siis puudutada ja kuidagi niimoodi koputada, et oleks aidata lapsi mõtlema, et oleks võimalik aru saada. Mõtlema kõige selle üle, mis on juba selja taga, mille kohta on ka kogemus ja mille kohta me tõesti teame, et ja, nii see on. Ja nägeme kõike kõigepealt kui fakti, kui fenomeni ja protsessi. Meie kohtumine täna siin on fakt. Sellel kuupäeval, selles kohas, siin, Vooglaid seisab selle koha peal, siin auditooriumil, selline fakt leidis aset. Arutlus valmiduse kujunemise eelduste üle ja tehnika ja tehnoloogia imede osa selles kõiges ja see on fenomen. Selle üle arutab terve maailm.
ameeriklased ja hiinlased ja venelased ja sakslased kõik arutavad, see on selline fenomen. Praegu maailm kihab sellest samast, mida meie teeme. Aga kui me käsitleme seda protsessina, ajalises järgnus olevate sündmuste ja etappide ja üleminekute järjepidev jadana, siis on hoopis kolmas problemaatika. Fakt, fenomen, protsess. Arusaamise koht tekib siin alles. Kui ei oska vaadata, siis ei näe ja aru ei saa. Enamik inimesed tegelikult ju. Oleme päris ausad niimoodi. Oma ette teistele ei ütle, aga ega ei saa ju, enamasti ei saa ju aru. Teame ju väga hästi. Oskame ka natuke. Aru ei saa. Kus tekivad kausaalsed ja funktsionaalsed seosed ja kuidas saavutada nende süsteemsus? See on nüüd asi, milles saab chati appi kutsuda. Ma ei tea tõhusamat teed selle lünga ületamiseks. Võib-olla tekib. Aga igaks juhuks ma arvan, me peame ise pingutama nüüd kõvasti selleks, et ise õppida hoolikamalt mõtlema. Ja aidata lapsi ka kogu aeg mõtlema. Et ei tekiks ahvatlust ega mingisugust muud soovi sokutada mõtlemine chatile. Chat ei vabasta meid mõtlemisest, chat ei vabasta meid loomest, chat ei vabasta meid vastutusest. Ja vaata, ma arvan, et need on nüüd tähtsad asjad. Ma igaks juhul loen nüüd kiiresti ette mõned märksõnad. Ma olen ju neid püüdnud jälgida, nende kujunemist jälgida, nende tegelikult aset jälgida. Ja määratlemise ma juba mainisin. Me peame õppima korralikult määratlema, aga siis kohe ka piiritlema, eristama ja seostama. Süstematiseerima ja klassifitseerima. Modelleerima ja ekstrapoleerima. Analüüsima, sünteesima. Vähemalt need 10, mis ma praegu lugesin, peaks olema juba, ma arvan, altklassidesse peab hakkama pihta. Kohe esimeses klassis, keegi ütleb mingi sõna, aga mis see tähendab? Kuidas sa seda näed, mis asi see on? Mitte, et kasutab igasugust sõnu, teame niisugust sõnu, aga tähendust ei tea, seoset ei tea, tähendused kujunevad kontekstis. Konteksti paigutada ei oska, järelikult arusaamise võimalust ei ole. Või on väga piiratud. Ma arvan, et chatiga seoses on tarvis 3 asja eriliselt käsile võtta ja ma joonistan siia nüüd 3 rõngast ja esimese sisse teen suure põhtähe ja see on psühholoogia. Minu parima äratundmise järgi oleks vaja nüüd, ma ütlen, oleks vaja, mina ei ole mingisugune ütleja, kus peab, aga ma tunnen, et seda oleks tõesti tarvis. Süveneda psüühikasse. Loota selle peale, et psühholoogid ja psühhiaatrid nüüd ja kõik tulevad ja aitavad psüühikat lastel korras hoida, ei maksa küll, ei maksa loota. See ei ole jõukohane, see ei ole võimalik. Pealegi pole meil sellist õppeasutust, kus oleks võimalik saada rahuldav ettevalmistus. Nii et ei maksa selle peale lootma jääda. Kõik psüühilised protsessid, kõik psüühilised seisundid, kõik psüühilised nähtused oleks vaja endale sisuliselt korralikult klaariks teha. Võib-olla väike õpiringid, koos panna natuke, lihtsam natuke, aga
ükskõik mismoodi, aga psüühika õpetaja peaks jagama terve inimese psüühikat. Ja noh, ma teen siia punktiiri ka veel ja PA kirjutan siia, mis peaks tähendama psühhiaatriat. Vaja on heita pilk sisse ka psüühikahäiretesse. Kuidas tekivad need igasugused psüühikahäired? Selleks ajaks, kui need on kasvanud juba liiga suureks ja siis, kui minnakse psühhiaatri juurde ja siis on juba hilja. Küsimus ei ole mitte selles, kuidas ravida, küsimus selles, kuidas ära hoida. Aga siis peab õigeaegselt märkama. Siis peab teadma, keegi ei saa öelda, kes on natuke haige, juhul kui te ei tea, kuidas on terve. Kõigepealt peab selgeks tegema terve. Siis saame hälbeid märgata. Ja kui õpetajal ei ole see psühholoogia rahuldavalt tõesti käes, siis ta sellega ülesandega hakkama ei saa. Kes tahab vaielda? Ei näe soovi, ma ka ei vaidleks. See rõngas pidi nüüd sinine olema. Aga mulle paistab siit ühte värvi. See on nüüd sotsiaalpsühholoogia. Siin oli kõne all psüühika, aga siin on nüüd inimene. Inimene vahetute suhete ja suhtlemise süsteemis. Siin on koostöö, mäng, konflikt, vahetustundus, vahetute suhted ja suhtlemine. Sotsiaalpsühholoogia, kus on rollid, staatus. See teadmine on hädavajalik. Ülikoolides on see praegu pealiskaudne, on pandud see psühholoogiaga kokku nagu mingisugune, kus see täiesti eri objektid. Psühholoogias on objektis psüühika, siin on inimene, inimsuhted, suhtlemine, kohtlemine. Üksteise aru saada võib sellest, mida keegi räägib, mõista saab subjekt subjekti. Ma loodan, et te mõistate mind, kes siin ühe tunniga ei saa kõike käsitleda. Järelikult tuleb mingi valik teha. Ja kas see on see kõige olulisem, mis käsitletud saab, või jääb kõige olulisem hoopis kogemata käsitlemata? Ja ma joonistan siia 3. rõnga ja see on sotsioloogia, mida praegu peaaegu üldse ei käsitledagi. Õpetajad on sotsioloogia alal, üldse ühiskonna õpetuse alal üsnagi tagasi, ma ütlesin vale sõna, teeme pealiskaudse ettevalmistuse, pole tagasihoidlikkus siin mingit pistmist. Kõne all on teadus inimesest makrokeskkonnas. Teadus, majandus, õigus, poliitika, ideoloogia, kultuur, institutsionaalne süsteem, inimene on ühiskonna liige ja ühtlasi kultuuri esindaja. Ühes on kirjutatud reeglite süsteem, teises on kirjutamata reeglite süsteem. Hakkama on võimalik saada juhul, kui sa tuled mõlemat. Kui suudad orienteeruda mõlemas, chat ei päästa meid sellest. See võime peab inimeses endas tekkima. Mitte kuskilt väljaspoolt, küsida, kuidas peab. Ei, igal elu hetkel peab suutma ise orienteeruda, järelikult peab see sisse tekkima. See ongi kultuuriseos. Lisaks sellele nüüd ka siis orienteerumine oma ühiskonnas, tundes oma maad ja rahvast, oma riiki. Mitte ainult lippu ja vappi nagu ühiskonnaõpetus. See on nõrk, see on vilets ja see on hädapärane. Väärtuseks kujuneb, ma teen selle nüüd siin punaseks, väärtuseks kujuneb see koht. Ja kui seda kohta ei teki, no kuidas nüüd pahasti öelda, ma mõtlen.
siis ei ole moraalset õigust chati nuppu puudutada. Ütlesin ma nüüd kõvasti. Tuleb, mida ma öelda tahtsin, rääkisin, mis ma rääkisin. Ma tahtsin öelda seda, et kordan tegelikult, et chat ei vabasta meid vastutusest selle eest, mis lastest saab. Need lapsed, kes on meie hoolde usaldatud, peaksid kasvama kodanikeks, patriootideks, kes pühenduvad oma maa ja rahva kaitsmiseks, hoidmiseks, looduse hoidmiseks, kes peavad kandma südames neid aateid, millele on elanud eelmised põlvkonnad ja mida meie jätkame, aga nemad peaksid jätkama omakorda. Ja alla anda ei või, olenemata sellest, mismoodi asjad siin edasi kulgema hakkavad. Aga võimekus sellest kujuneb igal ühel isiklikult ja seda asendada ei saa. Saab kaasa aidata selle kujunemisele ja soovin kõigile jõudu ja õnne ja vastupidavust pühenduda. Aitäh! Ja muidugi. Ise istud vale koha peal. Ma saatsin siin Kristelile ja Anule mõned protokollid nendest arutlustest, mis mul on olnud chat GPT-ga. Ja eile õhtul ma kirjutasin talle, et niisugune asi on, et homseks on VHK juhtkond kavandanud kohtumise õpetajatega. Mida sa selle peale ütled? Ma saatsin selle kirja Anule ja Kristelile ka. Kui kedagi huvitab, siis sealt võib lugeda. Aga eks see kõike ei tohi võtta liiga tõsiselt, sest et kui masendus tekib mahajäämuse tõttu, siis on veel hullem. Aga ma usun, et optimismi jagub meil ja ma olen mõnikord mõelnud, kas ma, vabandust, nüüd kasutan juhust öelda veel ühe oma niisuguse asja, mida ma ei leia vastust ja ma ei saa ka kelleltki väga küsida, aga ma lihtsalt ütlen teil. VHK fenomen, ma arvan, võib, kui väga lühidalt öelda, kõige tähtsamalt öelda, siis 3 asja. Need on vaimsus, loovus, subjektsus. Ja vaata, see koht on nüüd VHK selle kõige paremas tähenduses. Ma olen mõelnud, mis siin keerulist on. Mis siin on keerulist? Midagi. Küsimus. Miks teisi selliseid ei ole? Mis takistab? Kas need ei saa aru? Arvavad, et võiks kahjustada meelega? Ma ei usu ju seda. Mis te arvate? See pidi nüüd kodune ülesanne olema. Äkki on veel mõni küsimus? Mul tekkis üks küsimus. Palun. Et kui mõelda nüüd laste peale, kes peaksid hakkama nagu seda tööriista kasutama, mis on nagu tundub põnev ja uus ja kõik, et kas siis nagu nii-öelda kontrollitud keskkonnas, koos täiskasvanud inimesega, võiks seda siis hakata laps kasutama või katsetama juba siis, kui ta on õppinud lugema ja kirjutama, et tal on oskus arvutit kasutada. Või pigem on see, et mingi valmidus peaks olema tal ikkagi kuidagi muud moodi ka enne. Ja muidugi, ega see ei ole niimoodi, et võta mängu asja kastist klotse ja lauritte. Ei. See ikkagi eeldab tõesti valmidust.
aga milline peaks olema lapse valmidus selleks, et ta saaks kasutada telefoni ja muutuks, ei haigestuks telefoni tõttu, mis ongi paljudega siiski juhtunud ju. Ja et oleks mitte ainult säiliks, vaid ka tahaks olla arukas. Ja ei mõtle, kuidas välja mõelda uusi nippe, kui vanemad ja õpetajaid petta. Et näiteks öeldaks talle, et magama tema, et jah, muidugi läheb teki alla, loeb arvuti või see telefonis edasi. Ja nõnda edasi. Ühesõnaga, ma arvan, et kui inimesel ei ole enam häbi, siis ei aita ükski asi. Kui ei ole häbi hakata ministriks, mitte midagi ei taipa valdkonnas. No siis ei... Aga kus nad koolis käisid, kus kohal nad tekkisid, kus nad kasvasid, kelle keskel? Üks neist käis VHK-s. Noh, kõik vaatavad nüüd oma kinga nina. Aga see on see koht nüüd. Ja ma arvan, et kordan, et ikkagi primaarne on kasvatus. Ja õpe on sekundaarne, ehkki tohmanid on häbiks igale ühele ja kannatuse allikaks endale ka. Aga kui inimesed tahaksid kujuneda, mitte näida, siis on hästi. Ja siis tegelikult laps saab aru küll, et ei saa aru. Kas on selle subjektsuse all pidanud silmas, et õpilased on subjektid? Õpetajad omavahel ka ja lapsevanemad õpetajale ja õpetaja lapsevanematele. Subjektsus kui niisugune ei käsita teist inimest objektina manipuleerimiseks. Subjekt. See on fundamentaalne. Aga siis, et ka õpilane on subjekt? Jah, igal juhul ja kindlasti. Ja sellepärast võib-olla ei olegi seda nii palju, sest see on äärmiselt tülikas. Jah, võib-olla sa tabasid nüüd naelapea pihta. Ehkki ma nüüd arvan, et see iva iseenesest on sellesama vaimsuse, ega see ka lihtne ei ole. Ja loovus kui printsiip, läbi printsiip, kõik on läbi loovuse, mitte juba olemas olev, et reproduktiivne frontaalõpe on ikkagi õnnetuse allikas. Ja see domineerib. Ma arvan, et chatiga seoses tekib võimalus üha enam minna individuaalõppele, õpilaste võimed, huvid, vajadused, aated, kõik on ju erinevad ja miks ei peaks seda arvestama. Ja teadmiste hankimine chati abil on nüüdsest peale kordades lihtsam, aga eeskuju inimlikuks elamiseks ja olemiseks ja inimlikuks võitluseks hea ja eest ja kurja vastu ei ole kuskilt võtta. Õpetaja jääb eeskujuks igal juhul. Ehkki ta ei tohi asendada vanemaid. Ja siin on väga niisugune mõtlemise koht. Ma arvan, et õpetaja peaks üha enam kujunema andragoogiks. See tähendab, kui me tunnistame, et lapse kasvu põhikeskkonnaks on tema kodu, siis õpetaja põhiülesandeks peaks olema aidata kodul kujuneda lapsele soodsaks kasvukeskkonnaks. See on nüüd libe koht, käed püsti. Ja, aga maailm muutub. Sellist maailma, mis oli, enam ei ole ja ei tule. Me mitte ei lähe kaasa sellega, mis juhtub, vaid me loome seda tulevikku ise ka. Selleks jõudu. Julgust ka. Äkki on veel mõni küsimus? Küsin sellist asja, et sa näed, et ka lähitulevikus võiks Eesti haridussüsteemile nagu sellest
ChatGPT-s tekkida mingisugune oht, et ma mõtlen seda, et me näeme iga päev, et ametnikud teevad mingeid imelikke otsuseid, mis tegelikult ei vii kuhugi, aga kui on sellised ametnikud, kes võib-olla oskavad ainult chati kasutada ja ei tea haridusest mitte midagi, et kuidas see võib mõjutada seda? Jah, ei, see on ikka juurepihta küsimus. Ja oleks ju tore küll, aga et kui me hakkame nüüd analüüsima, siis esimene samm on see, et me fikseerime, et seis on praegu selline. Nüüd leiame kõik olulised karakteristikud sellele kui fakti, fenomeni ja protsessi kohta. Teame, et nii on. Meil peab olema nüüd kujutlus sellest, aga kuidas peaks olema. Võrdleme seda, mis on, sellega, mis peaks olema. Ja see erinevus vajaliku ja tegeliku vahel ongi probleem, juhul kui meil ei ole ükskõik. Kui meil on aktiivne suhtumine sellesse vastuolusse. Olukorda ei saa muuta. Muuta on võimalik selle vastuolu põhjuseid. Need tuleb avastada, sõnastada, avalikustada ja siis ennast väga kokku võtta. Üks inimene ei tee siin midagi, aga ilma liidrita ei juhtu ka midagi. Aga siis peavad inimesed kokku hoidma. Siis peavad üksteisele edu saavutamiseks vajalikke eeldusi looma. Vastasel juhul ei kuulda, ei nähta. Ja midagi ei juhtu. 30-40 aastat ei juhtu. Iseenesest läheb end halvemaks. Entroopia seadus. Me peame mõtlema ja nüüd on meil võimekas kaasteeline. Riik, kus ametnikud ilma ametialase ettevalmistuseta ei saa efektiivne olla. Kes tahab vaielda? Ei näe. Ja tõesti pole. Ülikoolides võimaldatakse nii ja naa, aga siiski suhteliselt rahuldavat erialast ettevalmistust. Eriala õpe. Nüüd võetakse ju ka erialale. Aga eriala tööle minna ei saa. Isiksus, kellel peaks olema lisaks erialasele ettevalmistusele ka kutsealane. Kutse, arst on kutse, õpetaja on kutse, insener on kutse, ohvitser on kutsealane ettevalmistus. Kutsealane ettevalmistus on praegu nõrk. Aga võetakse, määratakse, nimetatakse, valitakse mingile ametikohale. Ametialast ettevalmistust Eesti ülikoolid praegu ei võimalda. Erialane ettevalmistus on päris hea, kutsealane on nõrk, ametialane puudub. Ja selliseid inimesi tõttu valmidust otsustamiseks nii, et tuleks pärast seda vastutada ka selle eest, mis välja tuleb, seda lihtsalt ei ole. Haridussüsteem see haridussüsteem, mis Eestis praegu on väga vilets. Kas see muutub? Ma ei arva, et nende juhtimisel, kes on usurpeerinud võimu, midagi üldse paremuse poole juhtuks. Ma kardan, et nüüd tuleb kriis. Kriis on see, kus isereguleeruv süsteem endisena enam funktsioneerida ei saa. Ja siis on niisugune verenemise koht. Kas ta hukkub või saadakse siiski jagu kriisi põhjustest ja ühiskond, kogukond, ükskõik milline isereguleeruv süsteem tärkab arengule ja õitsema uues kõrgemas kvaliteedis. Aga selle vahepeal on kriis. Hiinlastel on päris huvitav ja hieroglüüfami kriis on niimoodi, et all on häving ja selle peal on väike teine hieroglüüf, see on võimalus. Nüüd tuleb kriis. Et vastus oli põiklev. Kuidas meelekindlust valmistada? Meelekindlust ja teadmine, et kriis tuleb. Aga kriis on
ühiskonnas on igasugust teadusharudes ju, teadusajalugu vaadata, siis see on ju niisugune paradigmade surnuaed. Mingi paradigma raames tehakse igast asju ja niimoodi ühel hetkel selgub, et enam ei saa, see paradigma jookseb kokku. Noh, ja kõik see muutub ainult ajalooks, noh, ma ei ütleks, et prahiks, päris huvitav on vaadata, aga kasulik enam ei ole, mis varem on tehtud. Tärkab uus paradigma ja muidugi siis voolavad pisarate ojad ja iga kriis, iga paradigmaatiline üleminek on katastroof omamoodi neile, kes on pühendunud vana paradigma teenimisele ja loodavad elada elupäevade lõpuni ja natuke kauemgi selle vana sees. Aga ühel hetkel selgub, et pole teha midagi ja siis on väga piinlik ja valus ja nõnda edasi. Aga nii see elu läheb. Looduses on niisugused üleminekud. Tärkab, põrsub, kasvab, õitseb, viljub, hukkub. Ja selle asemel seemnetest tärkavad uued ja nõnda edasi. Aga vaat see loogika, et see looduses see loogika on just nagu enesestmõistetav, mis siin keerulist on. Aga et elus on samamoodi, ühiskonnas on samamoodi, kõikides isereguleeruvates süsteemides on samamoodi. Ja areneda saavad ainult isereguleeruvad süsteemid. Arendada ei saa mitte keegi, mitte kedagi, mitte kuidagi, mitte kuskil, mitte midagi. Arendamine võimalik ei ole, võimalik on luua eeldusi arenguks. Tõkestada arengutõkkeid, kõrvaldada neid. See nõuab vaprust, see nõuab kokkuvõtmist, see nõuab koostööd. Üksi ei suuda seda keegi. Nii et tuleviku suhtes nii palju. Kas see VHK sündmine omal ajal oli ka mõeldud kriisiületamine? Noh, jah. Mul ei sobi selle VHK tekkimise kohta väga palju rääkida. Mul oli seal üks jagu mingid võimalusi ja kohustusi. Aga muidugi ta oli, sest et VHK ideed hakkasid tärkama 80ndate aastate esimesel poolel. Arvan, et konkreetne idee juba, et tuleb ära teha. See 85 vist või niimoodi. Ja seal ja siis kuidas voodi tolleaegses nii-öelda nõukogude ühiskonnas järsku teha kool. See tundus tol ajal täiesti metsik mõte. Lolliks läinud. Aga tehtud sai ja siin oli esimene klass ja meil oli see alguse peale üks klass oli, see muusikamaja oli esimene Vanalinna hariduskolleegiumi tekki. See on see, me istume praegu selles pesas. Ja siin peal oli siis esimene klass, neil oli üks õpetaja, seda nimi oli Andri. Ma ei tea ta perekonnanime. Jah, aga ta oli mõningatel andmetel 2 meetrit 15 sentimeetrit või andmetel natuke lühem. Aga poisid olid talle põlvili. Ja siis küsis, kui pikk sa oled? Andri ütles, võetke ära. Heitis klassi pärandile pikali ja poisid mõõtsid päeva läbi. Ei keegi ei oska mõõta. Õhtuks said mõõdetud Andri. Aga nad väga-väga tublid olid, aga see muidugi kõigile väga ei meeldinud. Aga see, kuidas moodi on võimalik läbi kogemuse avastada, et ei oska. See on väga tähtis asi. Ja ikka printsiip on see algusest peale, et ära räägi lapsele seda, mida ta võiks välja mõelda ise. Ära otsusta seda, mida nad võiksid ise otsustada. Aita neid tasemele, kus nad suudaksid teha häid otsuseid ja rõõmustada pärast selle üle, mida lubidid on. See on see tee, niisugune loominguline rõõmustee.
lapsed väsivad mitte sellepärast, et koolis käisid, vaid sellepärast, et seal oli päris vastik. Ja niisugune sunni ja niisuguse absurdi situatsioonis väsib igaüks ära. Aga loome ja niisugune eureka, kui on sünergiat möllab ja ideed tärkavad ja vaimustatakse vastastikku, üksteist rikastatakse, täiendatakse ja avastatakse seda, mida mitte keegi ei ole veel leidnud arvatavasti. No, ja siis ei väsi üldse. Jõudu, et ei väsiks keegi. Aitäh! Kes iga päev suviti lendavad edasi-tagasi, tassivad oma neid väikseid ämbrikesi lõpuks. Said ühe purgi teie. Suur aitäh. Aga ei saa öelda, et ainult tegelesid. Siin on tulemus ja saavutus.